Tere tulemast kuulama! Meil on täna laual üks analüüs hõbedaturust 2025 lõpus, keskendub see plahvatuslikule hinnatõusule ja vaatab ka, mida 2026 tuua võiks. Ja esimene asi, mis kohe nagu silma torkad, on see loo jutustamise pool. Tundub, et see materjal võiks minna sügavamale kui lihtsalt erinevate hinnasihtide ritta seadmine. Täpselt, et see narratiiv oleks kuidagi rikkalikum. Just, sest kuigi need põhjused on ilusti välja toodud, see tööstuslik nõudlus, roheenergia, elektroonika, elektriautod ja teiselt poolt see rahapoliitika ootus, intressikerped, dollari nõrgenemine, eks ju. Jah, need on selgelt olemas. Aga siis läheb fookus kuidagi väga tugevalt nendele numbritele. Maailmapank pakub 41, Citigroup 43, UBS 55, Bank of America juba 65. Ja Solomon Global lausa $100. Ja see pole isegi halb, et need numbrid on seal, aga see jätab mulje, et hindis ongi peategelane. Aga tegelikult on ju palju põnevam see, mis seal taga toimub. Need fundamentaalsed nihked pikas plaanis või just see pinge, see dünaamika. Selle fundamentaalse ja spekulatiivse poole vahel. Täpselt. See 4. aastat kestev defitsiit versus need Föderaalreservi ootused, FOMO, see psühholoogia seal taga. Praegu jääb see lugu natuke kildudeks nende prognooside vahel. Just nimelt, kildudeks. Nii et see soovitus siin olekski, et tugevdada seda läbivat jutustust, seda narratiivset kaarti, mis seob need erinevad jõud kokku üheks looks. Kuidas see vankumatu tööstuslik nõudluse defitsiit põrkub nende ootustega või kuidas need võimendavad teineteist? Ja see $50 psühholoogia. Jaa, see on oluline tase tundub olevat. Absoluutselt. Selle asemel, et neid prognoose eraldi faktidena esitelda, võiks analüüsida, et kuidas need erinevad stsenaariumid võiksid realiseeruda. Näiteks see, kus domineerib fundamentaalne tõus versus see, kus spekulatsioon läheb täiesti üle kätte. Just. Ja mida see tähendaks turu jaoks? Kuidas seda siis konkreetselt teha võiks, mingid näited? No näiteks võiks selgemalt vastanda neid kahte jõudu. Umbes nii, et meil on siin nagu 2 lugu korraga. Üks on see aeglane, aga kindel surve, tööstus vajab hõbedat rohkem, kui seda kaevandatakse. Teine on palju kiirem, potentsiaalselt plahvatuslikum lugu ootused rahapoliitikale, dollari langusse, maagiline $50 piir. Kumb lugu 2026. aastal peale jääb? See loob juba pinget, jah. Just. Või siis prognooside juures alati lisada konteksti, mitte lihtsalt BOFA ütleb 65, vaid midagi sellist. Bank of America $65 sihtse näib toituvad eeldusele, et see defitsiit mitte ainult ei püsi, vaid süvened veelgi, eriti rohetehnoloogiates. Aga see Solomon Globali $100, see vajab ilmselgelt midagi enamat. Perfektset tormi. Ja, just, fundamentaalne pilt pluss agressiivne spekulatiivne huvi, võib-olla isegi see short squeeze, kui $50 ületatakse, ja kolmandaks võiks praegust hinda lahti mõtestada. Küsi näiteks, palju sellest praegusest, ütleme $47–48 on juba tuleviku ootusi täis, neid intressikärpeid näiteks, ja palju peegeldab reaalset füüsilist nappust täna. See aitaks hinnata, kui palju seal on, kuuma õhku. Täpselt. Kui palju spekulatiivset elementi seal juba on ja kui haalatav see ootuste muutumisele on. Okei, see on hea point. Ja see viibki tegelikult sujuvalt järgmise teemani. Riskianalüüs. Praegu see tundub natuke lõppu lisatud. Jah, nagu kohustuslik harjutus. Aga seda võiks ju palju tihedamalt põimida sinna põhiargumentatsiooni. Ja, absoluutselt nõus. Praegu on see loetelu seal globaalne majanduslangus, FED karmim kui oodatud, tehniline korrektsioon 41–42 peale, kasumivõtt, varude kasv, see on natuke nagu eraldi peatükk. See ei suhtle selle varasema üsna optimistliku, bullish narratiiviga. Kas autor on neid riske nagu päriselt kaalunud, kui ta neid positiivseid argumente esitas, või on neid lihtsalt mainitud? Ja see analüüs jääb pinnapealseks ka. Öeldakse, et majanduslangus võib nõudlust järskult vähendada. Aga mida see järskult reaalselt tähendab? Näha on see 10% vähem nõudlust, 50%, mis see hinnale teeks, arvestades muid tegureid. See kvantitatiivne mõõde või isegi sügavam kvalitatiivne analüüs on puudu. Riskid on justkui ülelibisetud. Ja, märgitud, aga mitte läbi tunnetatud.
Ja see on oluline, sest tasakaalustatud analüüs, mis neid riske tunnistab ja integreerib, on palju usaldusväärsem. Näitab, et autor ei ole ainult oma esialgset teesi kinnitamas. Täpselt. See teeb analüüsi palju tugevamaks. Nii et soovitus siin ongi see riskianalüüs integreerida läbivalt. Iga kord, kui tuleb mingi tugev positiivne väide, päikeseenergia võidukäik, intressikärbed, see $50 tase, siis kohe küsida, aga mis võib valesti minna? Mis on vastujõud? Mis ohud on just sellele argumendile? See ei tähenda, et peaks kõik maha tegema, aga see lisab nüanssi ja konteksti. Kuidas seda praktikas teha? Mõni näide jälle. No näiteks, kui räägid tööstuslikust nõudlusest, siis kohe sinna juurde. Kuigi jah, päikeseenergia ja elektriautod veavad praegu seda nõudlust, peab tunnistama, et just see komponent on kõige tsüklilisem, kõige haavatavam majanduslangusele. Selge. Mida peaks jälgima, et seda riski hinnata? Ilmselt laiapõhjalisi näitajaid, nagu PMI-d, aga võib-olla ka vase hinda, mis on hea indikaator, kui need kukuvad, kui palju sa defitsiiti vähendaks ja kas see lööks ka investeerimishuvi. Okei. Ja rahapoliitika puhul? Sama loogika. Turg ootab kärpeid 2026. Aga mis siis, kui inflatsioon on kangekäelsem? Või tuleb uus šokk? See sunniks Fedi plaane muutma, intresse hoidma kauem kõrgel või isegi tõstma. Mis oleks hõbedale halb? Väga halb tõenäoliselt, nii kullale kui hõbedale. Kui tõenäoliseks me seda riski peame, arvestades viimaseid andmeid ja Fedi enda juttu. Isegi prognoose saab nii rikastada. Kuidas? No näiteks, see UBS-i $55, see ilmselt eeldab stabiilset majandust ja jätkuvat defitsiiti, aga Maailmapanga 41, see võib juba sisaldada puhvrit võimaliku majanduslanguse või kiirema pakkumise taastumise vastu. Just. Ja võiks veel lisada neid vähem ilmseid riske. Kas see kõrge hind juba praegu ei stimuleeri uusi kaevandusi? Või, mis veel olulisem, efektiivsemat ringlusse võttu? Tehnoloogia areneb ju. See võiks defitsiiti leevendada kiiremini, kui me arvame. See näitab jah laiemat mõtlemist. Okei, see riskide sügavam integreerimine aitab juba kindlasti lugejal paremini navigeerida. Aga kolmas punkt puudutabki otseselt seda, kuidas aidata lugejal hakkama saada selle tohutu prognooside vahemikuga, $41–100. Mida selle teadmisega peale hakata? Jaa, see on väga praktiline küsimus. Lugeja võib tunda end päris nõutuna. Üks ütleb üht, teine teist, keda uskuda. Mida see info mulle annab? Lõppjäreldus on küll tugev mitmeaastane härjeturg, aga see ei anna tööriistu, et ise edasi mõelda. Just, eriti kui samas mainitakse seda võimalikku lühiajalist korrektsiooni sinna 41–42 kanti. Kuidas ma suhtun sellesse võimalikku langusesse, kui pikk plaan on tõus? See tekitab segadust. Nii et soovitus on siin pakkuda midagi enamat kui prognoosid, anda mingi raamistik või indikaatorid. Täpselt. Anda talle justkui kaart ja kompass, mitte ainult sihtkoha koordinaadid. Ei pea andma investeerimisnõu, aga pakkuda mõtlemisvahendeid, mida jälgida, et ise hinnata, kumb stsenaarium tundub tõenäolisem. Okei, mis need indikaatorid võiksid olla? Ja selle asemel, et öelda hind läheb sinna, võiks öelda, et hinnata, kas liigume pigem 41 või 100 suunas, tasub jälgida neid asju. Ja siis loodetelda. Esiteks, mida näitavad Silver Institute'i aruanded? See füüsiline nõudlus ja pakkumine, kas see defitsiit püsib või kahaneb? See on selle fundamentaalse loo selgroog. Teiseks, Fedi kommunikatsioon ja turu intressiootused, kuidas need arenevad. Kas turg ja Fed on ühel meelel? See mõjutab spekulatiivset poolt ja dollarit. Kolmandaks, hinnakäitumine olulistel tasemetel, eriti see $50. Kas toimub otsustav läbimurre kasvavate mahtudega või näeme nõrkust? See näitab turu meeleolu. Ja võiks pakkuda ka tõlgendusi võimalikele liigumistele. Ilma halbade uudisteta, pigem tehniline kasumivõtt, aga pikk pilt püsib, siis pikaajaline jälgija vaatab seda võib-olla teise pilguga. See aitaks konteksti anda. Just, ja võiks puudutada ka riskijuhtimist, jälle ilma nõu andmata, arvestades hõbeda volatiilsust ja prognooside vahemikku, kuidas võiks riskidele mõelda. Isegi kui usud pikka tõusu, mis signaalid aitaks hinnata, kas turg on lühiajaliselt üleostetud ja korrektsiooniks valmis või vastupidi kogub hoogu. Ja see $50 tase? See väärib veel kord rõhutamist, jah. Selle psühholoogiline tähtsus on suur. Veenev ületamine võib vallandada uue ostulaine, tehniline kauplemine, FOMO, aga kui see tase peab või toimub valemurre, et läheb korraks üle ja kukub tagasi.
ja see võib signaliseerida hoopis suuremat korrektsiooni, nii et just selle taseme ümber toimuv annab lähikuudel ilmselt palju vihjeid. Selge, võtame siis need 3 peamist punkti kokku. Esiteks, narratiivi ikastamine, minna kaugemale numbritest ja keskenduda sellele pingele fundamentaalse ja spekulatiivse poole vahel. Kuidas need jõud mängivad ja milliseid lugusid see räägib? Teiseks, riskianalüüsi sügavam integreerimine, et see ei oleks lisand, vaid osa igast argumendist. Küsida pidevalt, mis siis kui, ja hinnata mõju. Ja see analüüsi tasakaalukamaks ja usaldusväärsemaks. Ja kolmandaks, pakkuda kuulajale selgemaid tööriistu, neid jälgimisindikatooreid ja mõtteraamistikku, et ise selles keerulises olukorras paremini orienteeruda. Mida jälgida, et hinnata stsenaariumide tõenäosust? Täpselt nii. Need 3 asja, sügavam narratiiv, integreeritud riskid ja praktiline navigeerimisabi, need aitaksid selle hea materjali veelgi paremaks muuta. Aitaks lugejal mõista mitte ainult, mis võib juhtuda, vaid ka miks ja kuidas sellele kõigele mõelda. Loodame, et need mõtted andsid inspiratsiooni. Kui oled neid kaalunud ja materjali edasi arendanud, siis saada see julgelt meile tagasi. Vaatame huviga.